Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8. kuni 14. juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma kutsun teid üles kanalit tellima. Siis olete ise kõigega kursis, mis kanalil toimub ja aitate ka minu kanalil kasvada. Aga nüüd kaartide juurde. Mina ei saa aru, Sõnnid. Kuidas teie elust niimoodi läbi libisete? No lihtsalt nagu sedasi, ma ei tea, õnnetähe all sündinud või? Võib-olla see täht, kui ongi mingi selline üliõnnelik, nagu kõik on nii hästi ja kõik on nii korras, muretsema mitte millegi pärast ei pea. Kõik tuleb nagu iseenesest, kukub lihtsalt sülle. No rahaasjad korras. No mis ma ütlen? Kohe siin alguses müntide kuningas. Müntide kuningas, väga tark kuningas rahaasjades, eelarve paigas, rahaasjad korras, no ilmselgelt kindel töökoht, kindel sissetulek. Ei kuluta, ei tee emotsioonioste. Vot selle kulutamisega, armsad Sõnnid, ma soovitan teil sellel nädalal tõesti väheke ette vaadata. Esiteks me oleme selles langevas kuus ehk kuu jääb järjest väiksemaks. Ja teiseks teile on välja tulnud siit müntide 5 ja müntide 5 on minu jaoks vaesuse kaart. Aga sinna ma veel jõuan. Aga praegu meil on rahakuningas siin. Et rahaasjad paigas, emotsioonioste ei tee. Edasi tuleb teil siin karikate 6. Karikate 6 on nostalgia kaart. See on minevikuradadel rändamise kaart. See on vanade tuttavatega kohtumise kaart. See on lapsepõlves võib-olla mingite mälestuste kaart. Võib-olla tõesti, et mingisugune lapsepõlve sõber tuttav või kusagilt keegi minevikust ilmutab ennast, helistab, saadab meili, tuleb külla, kohtute kusagil juhuslikult. Vahest ongi päris hea natukene nostalgitseda ja mõelda minevikus olnu peale, lapsepõlve peale, ilusatele aegadele, ma ei tea, lapsepõlve radadele. Edasi tuleb teil siin Sauade rüütel. Vot Sauade rüütel on tahtmist täis. Tema tahab kohe ära teha. Ma ei tea, mis plaanid teil on, aga tema tahab hirmsasti peale hakata. Tema on kohe selline, no kuidas ma ütlen, see Sauade rüütel on üks selline täis entusiasmi. Nüüd kohe teeme ära. Kõrval on tal karikate 10. No karikate 10 on täielik idüll. No mida ma räägin? Teil on lihtsalt, ma ei tea, kuidas teil elus nii hästi on läinud. Täielik idüll, kõik on hästi, kõik on korras, rahaasjadega on korras. Vot see on selline kaart, kus ongi vikerkaar on taeval, ema-isa vaatab, kuidas lapsed mängivad, taamal on majakene, aiaga, no kõik on kõige paremas korras, kodus on kõik korras, tööl on kõik korras, tervisega on hästi, rahaasjad on siin kuninga valvsa pilgu all. No kõik on super, ongi täielik idüll. Edasi tuleb teil siin karikate kuningas. No vot, ongi 2 kuningat kohe. Karikate kuningas. Karikate kuningas, karikate kaardid üldse on meie mõtted, meie tunded ja meie suhted. Karikate kuningas on väga rahulik. No ta on ka tark kuningas. Kõik need kuningad on targad, iga üks omal alal ja karikate kuningas on emotsioonide valitseja. Tema on väga rahulik. Tema ei lärma, tema ei torma. Tema kuulab, tema õpetab, kui vaja, tema ei häbene ka küsida, kui tal endal tarkust ei ole. Aga tema on väga hea kuulaja, ta on üks suurepärane sõber, ta on täpselt selline sõber, kelle juurde saad minna nii rõõmu kui murega. Tema kuulab ära. Tema kindlasti ei hakka seal mingeid hinnanguid andma, et kuidas nii ja miks naa. Ta on ka selles mõttes hästi kannatlik, et ta võib õpetada 10 korda kedagi, kes on siukse kõvema peaga ja aru millestki ei saa. Ta ei lähe närvi. Ta oleks väga hea sõiduõpetaja, ma kujutan ette. Väga hea sõiduõpetaja, et las need noored seal hüppavad selle autoga, ei saa edasi ega tagasi. Et tema ei lähe närvi, ta ei hakka rooli ära kiskuma ega pedaale vajutama nii, et sa ise enam pedaale põrandalt ei leia. Vot, selline rahulik inimene. Ma ei tea, mis elukutsed tal veel võiksid olla. No ilmselt ta sobib paljudesse elukutsetesse just selle rahuliku suhtumise poolest kõigesse ja kõigisse.
Vot siis tuleb nüüd see müntide 5, mis tähendab minu jaoks vaesust. No see ei ole mitte ainult rahaline vaesus, vaid see on ka nagu, no kuidas ma ütlen, pole tahtmist midagi kulutada või olete ilma jäänud millestki. Ja kuna tema kõrval on mõõdukuse kaart, siis ongi minu üleskutse see siin, et ärge sellel nädalal ja võib-olla ka järgmisel nädalal emotsioonioste tehke ja võib-olla ka väga suuri ostusid või väljaminekuid planeerige. Me jõuame 2 nädala pärast kuu loomisesse, vot siis hakkavad asjad jälle ülesmäge minema, et kui teil on mingid suuremad ostud plaanis ja kui see kannatab edasi lükata, siis lükake edasi. Ärge sellest esimesest palgapäevast, mis nüüd siin meil oli või tuleb, kellel kuidas, suuri väljaminekuid tehke. Et see vaesus, tont seda teab. Pärast ongi näpud põhjas ja peate mõtlema, kuidas otsad kokku tulla. Või saate mingi rämpsu, ostate mingi asja ja tuleb välja, et ei ole kõige õigem valik. Emotsioonioste te vast ei tee, kuna teil siin rahakuningas hoiab silma peal. Tunnete ka kõik hästi, meeleolu ei ole kõikuv. Et no mulle tundub küll, et on nagu väga hea nädal teil, kui te hoiate oma rahaasjad kontrolli all. Et laske sellel rahakuningal siis valvata oma rahaasjade üle ja olge lihtsalt mõõdukas kõiges, mida te sellel nädalal ette võtate. Vot nii, armsad sõnnid, selline lugemine tuli teile selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.